Nii. Sul ei ole pusa seljas? Paus. Pole Kotis. pusa. Amatöör. Lõpeta nagu ma endale ütlen. See lööb kohe pausi peale panna, et siin läheb aega veits. Mis see kell on? Jah, graafikust ei, ees täpselt. täpselt. Ei ole hullu midagi. Jah. Vaata, tigistama ei hakka. On küll. Ja mine vaata siis peeglist, et su juuksed korda saavad. Teeme ära selle osa kiirelt, Timpi. Hästi. Nii, Let's roll. proovime uuesti. Sul on pusa seljas? Mul on pusa seljas. Okei, ma kujutan ette, ma olen valmis selleks. Nii. Ma olen mõelnud introt tegelikult läbi, nagu ikka. Introd on mu lemmikosad. Okei, ma natuke kogun, natuke tahan tähelepanu. Panen sellega allapoole. Oodake, ma mõtlen lause läbi. See on alati nii, see ei ole käinud salvestus sulle, ma alati mõtlen esimest lauset. Kas ma alustan teie nimedega või? Ma ausalt ei tea, mul jooksis kõik kinni. Võid alustada, jah. Okei, meil on täna natukene teistmoodi saade, sest otsustasime, et mina küsin teie käest hoopis küsimusi. Et Ketriiniga oleme võib-olla natuke rohkem tuttavad, aga Marie, sina alles meie meeskonnaga liitusid, et saame natuke tuttavaks ja räägime, aga keskendume täna rohkem sellisele jalgpalli poolele. Aga enne kui ma täitsa alustan, siis ma tahan öelda, et teil on väga kaunid pusad. Jaa. Thanks. On nagu samasugused. Samad. Wow. Väga ilusad on. Väga ilusad. Okei, aga Marie Helen Lisette Kikas. Tervitused. Kas jalgpall sinu jaoks, et sa hakkasid jalgpalli mängima, oli selles mõttes paratamatus, et nii sinu ema Kadri kui ka sinu tädi Kaire mängisid ju samuti jalgpalli ja kui ma õigesti tean, siis su ema oli selles kõige esimeses ametlikus mängus, kus oli Eesti versus Leedu, vastab see tõele? Et esiteks, kas vastab tõele ja kas siis muud varianti olnudki sinul ka ainult jalgpall? Minu meelest ikkagi vastab tõele, jah, ja pigem ikkagi paratamatus, kui sa ikkagi kasvad üles ja kõik mängivad jalgpalli kõrval, et siis oli jah selline, et loomulik valik nagu. Ketriin, et sinul vanemad ei mängi jalgpalli minu teada, aga ma tean, et sinu noorem õde Annaliis on samuti jalgpalliga seotud, et miks teie mõlemad valisite jalgpalli, et kui Mariel olid ema ja tädi näol eeskujud, siis kuidas teie jalgpalli juurde jõudsite? No täitsa selles mõttes kogemata, mingis mõttes paratamatu oli see, et me sinna spordi juurde läksime, et kes mind teab võib-olla lapsest saadik, see teab, et ma olin väga ebasportlik lapsena, siuke ümarate põskedega ja need ei ole kuhugi kadunud, aga et väga sportlik ma ei olnud ja lihtsalt tuli uus spordiala, pakuti, et poisid saavad jalgpalli mängida ja siis me klassikaaslastega lihtsalt tüdrukutega paar tükki meid oli, mõtlesime, et hea küll, et meil klassivennad käivad, et miks siis meie ei tohi käia ja rääkisime siis treeneriga ja pakkusime, et kas me võime treeniga liituda ja lihtsalt üks hetk oli meid treenis nagu piisavalt, et tehti siis eraldi tüdrukute grupp. Aga Annaliis, 2 aastat on must noorem ja tema jaoks oli lihtsalt see periood, kus ta pidi tegema kõiki neid asju, mida mina tegin. Ehk siis tema jaoks oli see selles mõttes paratamatu ilmselt jah, et tuli minu eeskujul. Aga nimetage natukene neid klubisid, kus te mänginud olete, et teil on väga erinevad klubikarjäärid ka. Et Ketriin, kus sa mänginud oled? Ma alustasin oma karjääri SK10 Premiumi naiskonnas, siis sealt liitusin Ülenurme naiskonnaga, sealt edasi Florasse, vahepeal käisin siis Hispaanias mängimas Granada naiskonnas, tagasi Florasse, siis mängisin Wacker Innsbruckis Austrias ja siis uuesti karjääri lõpus Floras ja kes teab, millega ma praegu tegelen, siis praegu mängin futsali üldsegi ja mängin siis EBS-i naiskonna eest. Aga sa ütlesid, et karjääri lõpust olid tagasi Florasse, et
miks otsustasid enda karjääri lõpetada, et sa ju oled väravaht, et väravahid kõige magusam nii-öelda see karjääri mõttes see iga ongi selline 30-ndates, et miks otsustasid nii varakult ära lõpetada? Sellel ilmselt on hästi pikk vastus, aga lühidalt öeldes ma lihtsalt tundsin, et minu jaoks oli see mõõt nii-öelda täis saanud, niisiis vaimselt, füüsiliselt, et ma arvan, et see ongi lühikene ja konkreetne vastus, et minu jaoks lihtsalt see hetk oli kätte jõudnud, kus ma tundsin, et aitab ja liigun edasi. Maria, kus sina mänginud oled? Ma pidin pikalt üle mõtlema, et mis need klubid nüüd olid. Mul on andmed kirjas. Tegelikult neid ei ole üldse nii palju, aga ma olin, kus ma nüüd mängisin vahepeal. Aga tegelikult ma alustasin poistega, samamoodi Kalevis. Paar aastat mängisin ja siis lõpetasin ära. Ja kui ma jalgpalli juurde tagasi tulin, siis ma läksin ikkagi Florasse. Ja siis kasvasin sealt nii-öelda B-klassist välja. Ja käisin ka korra Rootsis mängimas, mängisin Division 1 ja klubiks oli Värmpool. Mul on samad andmed aastal 2016. Ja just oli küll vist, jah. See oli jube ammu. Aga siis ma tulin tagasi ikkagi Florasse ja siis ma nägin, et on vaja mingi muudatus teha ja läksin siis Kalevisse. Kas sa mäletad enda koondise debüüti? Mis aastal sul oli ja kelle vastu? A-koondis siis? Kui ma nüüd ei eksi, siis see oli äkki 2020. Üks punkt. Ja oota, mis see küsimus oli? Ja kelle vastu? Ei mäleta tegelikult. Aga kas sa mäletad, sa tulid vahetusest, et kelle sa välja vahetasid? Ka hea küsimus. Aga mul on vastused olemas, sa ei tea juhuslikult või? Ei, no ma ei tea. Äkki oli Pannikova? Pannikova ja Sloveenia vastu. Ja mängisin mingi paar minutit pluss lisa, ehk siis see võis olla 8. Nagu mu number. 8 mintse. Aga kas sa mäletad enda A-koondise esimest mängu ja kelle vastu see oli? Kas see võis olla Malta vastu? Ma ei tea, ma ei leidnud andmeid. Ütleme, et Malta vastu ja ilmselt kelle asemel või keda ma vahetasin. Ma arvan, et tolles laagris olime sina, mina ja Ketterlaar. Lihtsalt fun fact, et Ketterlaari, ma arvan, et rohkemad inimesed peaksid teadma, milline eeskuju ta mul ikkagi oli. Aga ma arvan, et Ketteri, ma läksin ka enda arust vahetusest ja vahetasin Ketteri välja. Yeah. Okei, väike sissejuhatus on tehtud. Super. Aga kui rääkides niimoodi jalgpallist, siis kes on teid teie karjääri jooksul nagu kõige rohkem mõjutanud, inspiratsiooniks olnud? Sa võid alustada, Maria. Natuke mõtlema selle peale. Okei, no ma siis kohe tulistan. Minu jaoks inspiratsiooniks ma arvan, et on olnud 3 inimest. Üks neist istub siin ruumis ka. Üks neist on siis Imbi. Ja need 3 inimest, ma arvan, et erinevatel eluetappidel siis. Et kõige alguses Aiko Orgla ja Ketterlaar. Aiko mind nii-öelda Florasse siis tõi ja tema üks minu esimesi treenereid siis ka oli. Ketter lihtsalt oli tollel hetkel minu jaoks suureks eeskujuks, et koondise eest kõige rohkem mänguaega tollel ajal sai ja tema jälgedes ma nii-öelda tahtsin kõndida. Ja ma ütlen siia hästi huvitava väikse lookesega, et kuna ta nii suur eeskuju oli, siis tollel ajal, ma olin äkki mingi 16, minu suurim unistus oli see, et ma saaksin lihtsalt Ketteriga koondises ühes toas olla. See oli lihtsalt mu suurim unistus ja reaalselt nagu oma peas ma ei näinud, et minu elus on midagi paremat veel võimalik. Kui ühte hotellituba kuskil Sloveenias või Maltal jagada. Reaalselt, aga see päriselt juhtuski lõpuks, nii et tuleb suurelt unistada. Väga tore. Jah. Ma arvan, et mul ei ole ka nagu ühte kindlat eeskuju. Ma arvan, on ka aastate jooksul olnud mõned inimesed, kes on siis mind aidanud või motiveerinud. Näiteks eelmine aasta ma läksin spordipsühholoogi juurde ja ta väga oli selles mõttes ikkagi eeskuju mulle, et tema see mõttemaailm ja kõik see mõttemustrid, et kuidas sa ennast nagu aidata saad.
aga kui ma pean nimetama ühe jalgpalluri, kes on tõesti olnud siis mingit moodi eeskuju, on Wayne Rooney. Miks just tema? Väiksest saadik alati meeldinud, kuidas ta mängis, et kõik on olnud Ronaldod ja Messid ja muud, ja ma olin lihtsalt Wayne Rooney. Väga tore. Sa oled nii-öelda, ütleme, tipptasemel siis jalgpalli mängimise lõpetanud, et sa mängid küll futsali ja rahvaliiget, et sina mängid meistriliigas Tallinna Kalevis, aga sina natuke siis tagasi vaates, et sina praegult, et karjääri mõttes, et kuidas te olete nagu jõudnud, et esindasid koondist regulaarselt, mängid meistriliigas regulaarselt, et kuidas te jõudsite sellesse nagu teie kõrgemasse nii-öelda punkti, et kus sina hetkel olid, sina olid, et mida te tegite selleks? Tahad nüüd esimesena äkki? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et siia punkti, kus ma täna olen, ma jõudsin ikkagi tänu Florale ja väga heale nii-öelda siis noortetööle ja sealt kasvasin ma päris ruttu ikkagi mängijaks, kes sai juba noortekoondises mängida, et mul võttis ikkagi suht vähe aega, et sinna saada. Jah, et ma ütleks Flora ja üldse see Flora trennide ülesehitus ja kõik see on nagu nii-öelda siis olnud see põhi. Ja nüüd, kus ma olen nagu vanem, siis need asjad ei tule nii kergelt, et siis sa pead hakkama nagu väikseid asju proovima, käidki spordipsühholoogi juures, teed ekstra mingeid asju, ma ei tea, jooksedki lisaks ja no selles mõttes, et sa pead ise natuke ikkagi lisaks tegema, et olla nagu parim platsi peal. Ja sul, Katrin? Ja ma olen täiega nõus sellega, et ise nagu lisaks tegemine. Ma olen täiesti nagu algusest peale, et kui mina oma väravahikarjääri nii-öelda siis alustasin, et siis kodus Palamusel ma elasin ja ega seal ei olnud meil väravahi treenerit ega midagi sellist tollel ajal ja kuna Aiko oli koondises siis minu treener, siis tema käest ma küsisin, et et kas on midagi, mida ma saaksin ise teha ja ma arvan, et sealt see nagu kõik alguses sai, sest et terve oma karjääri see nagu seadis selle tooni nii-öelda, et ma saingi aru, et jah, keegi ei tulegi mind päästma või et keegi ei tulegi maagiliselt mind paremaks tegema, et ma pean ikkagi ise nagu vaeva nägema. Et see on olnud, ma olen hästi oluline, et ma sellest olen nagu ühel või teisel hetkel nagu aru saanud. Ja kindlasti ka tegelikult treenerite tugi ja abi, et siin ma ei nimetaks ühtegi võib-olla klubi konkreetselt, aga minu jaoks on olnud hästi oluline see hästi väike nii-öelda tugivõrgustik, et ongi siis kas sina ise imbi on ja mingil hetkel Aiko Ketter, Ats Kutter, kes oli väravahti treener mul, Andrus Lukjanov, et väravahi puhul on hästi oluline see, et sul on treeneriga nagu väga hea klapp ja ma arvan, et treenerid siis nii-öelda koostöös treeneritega sain ma siis saavutada seda, mida ma saavutasin, et ma tõesti nagu olen üüratult tänulik ja ma olin tõesti heas positsioonis selles mõttes, et nii head treenerid minu teele nagu sattusid ja aitasid mul saavutada seda, mida ma tahtsin saavutada. Ma lisaks tegelikult veel juurde selle, et just minnagi välismaale mängima annabki ka tegelikult päris palju seda nii-öelda kogemust ja seda nii-öelda ükskõik mida juurde, et võib-olla ka lihtsalt keskkonnavahetus, et mängijana tulla tagasi kuskilt välisklubist on ikkagi täiesti teine hingamine nagu, et sa oled palju kuidagi, ma ei tea isegi, milles see võlu on, aga särts hakkab nagu. Jah. Aga kusjuures sellest särtsakusest rääkides ma ikkagi ütleksin see, et see on, mina enda puhul vähemalt tundsin, et 2 korda ma sain käia nii-öelda ära ja ma ütleks, et see kehtib ainult nagu mingiks perioodiks või sellel on oma aegumiskuupäev nii-öelda. Et mingi periood sul on see uus hingamine, aga kui sa selle energiaga nagu midagi peale ei hakka ja kui sa lased ikkagi nagu enda lati uuesti alla, siis sa lähed sinna samma nagu tagasi nii-öelda. Et ma arvan, et ja see on üks olulisemaid ja ka raskemaid nagu detaile, et kui sa oled ennast suutnud kuhugi maale nagu viia, et siis seda taset nagu säilitada nii mindseti kui siis nagu füüsilise poole pealt, et ma arvan, et see on ülimalt raske ja kes suudab seda teha, need mängijad lähevadki lihtsalt oma karjääris edasi. Te mõlemad tõite välja selle enda nii-öelda punkti jõudmisel nagu pingutuse, et võib-olla see ongi selline
paljud asjad tulevad lihtsalt kätte, et võib-olla siis ongi noorematele jalgpalluritel, kes alustavad alles, et see pingutus on tegelikult ülioluline, et ja mainisite mõlemad ka seda, et ise peab juurde tegema, et sellest küll räägitakse, aga tihti ikkagi noormängijad kipuvad tegema seda, mis nad trennis seal 1,5 tunni jooksul teevad ja sellega asi piirdub, et pigem jääb sellest väheks või mis te arvate? No minu nägemus on see, et sa ei pea nüüd kõiki asju kohe hakkama korraga lisaks tegema, et see võib väike asi olla, et ma ei tea, et võtame noored, on ju, et paned siis mingid eesmärgid paberi peale kirja trenniks näiteks. See on juba väike asi, aga sa juba teed midagi lisaks, mida võib-olla keegi teine ei tee, on ju. Või kui siin saad autojuhi load ja hakkad ainult autoga trennis käima nagu mina, et siis äkki ei sõidaks autoga, vaid kõnnidki trenni. Sest see on ka juba ettevalmistus trenniks tegelikult, et need sellised pisikesed asjad, et sa hakkadki nagu võib-olla siis seda nii-öelda mindseti ka siis paremini sisse lülitama, kui sa nagu jalutad trenni, mitte ei sõida autoga. Kusjuures sellele ma +1 on ju, et sellele ma lihtsalt ütlen juurde seda, et see juurde tegemine võib-olla ongi hästi lai mõiste ja tihti jääbki võib-olla siis selline tunne, et okei, juurde tegema, mis see siis tähendab, mida ma siis tegema hakkan, äkki teengi kõiki asju korraga, aga hästi oluline see, et sa kõigepealt sa pead vaatama selles mõttes endasse, mis on need asjad, mida sinul on vaja konkreetselt siis nii-öelda parandada, kas on see tõesti see vaimne pool, kas see on, ma ei tea, mingid spordid, kas see on väravahi puhul mingi püügitehnika ja kus see kõik alguse saab, ise me peas, kes on kriitilisem, kes vähem kriitilisem, et võib-olla me ise näeme hoopis teisi asju, kui keegi kõrvalt näeb, et kindlasti ka küsida, ma arvan, abi või siis tagasisidet, eelkõige treeneri käest, eks, ja muidugi võib-olla mõnikord oskavad ka tiimikaaslased midagi anda sulle. Et kindlasti alustada võib-olla sellest, et kõigepealt ära kaardistada, mis asjad need on, et mida sa juurde pead tegema nii-öelda. Aga lähme nüüd selliste rõõmsate hetkedeni või uhkete, et kui te mõtlete enda jalgpalluri karjäärile, et mis on olnud see kõige uhkem moment, hetk teie karjääri ajal jooksul, kus süda oli pakatas uhkusest ja heast tundest, heast positsioonist ja emotsioonist? No ma võin alustada, mis mul kohe meelde tuli, on ikkagi Rootsis mängides. Need väravad, mis ma seal lõid, olid sellised, kus ma olin nagu tõesti uhke, seal on väga raske väravaid lüüa. Nii et see on siuke esimene, mis kohe meelde tuleb. Ja kindlasti ka ikkagi, ma arvan, et noortekoondis, sinna üldse jõudmine ja ka A-koondis siis esimene mäng jääb meelde, aga kelle vastu seda ikka ei mäleta. Aga tunne jääb meelde? Tunne jääb meelde. No minu puhul ma arvan esimene selline eredam on võib-olla see, kus me võitsime, kas ta võis olla, ma ei hakka valetama, sest et nagu Maria ütles, on mingid hetked, mingid pildid, emotsioonid, mis jäävad meelde, aga võib-olla detailid nii hästi ei jää meelde. Ja ma mäletan, see oli Pärnu vastu, kohe kindlasti Pärnu vastu, pime ja külm oli, see võis olla superkarikas või? PJK, tollel ajal siis PJK. Ja me läksime penaltite peale ja see võis olla Pannikova, kelle penalti ma lõpus ära võtsin ja tänu siis selle penalti päästmisele me nagu võitsime selle mängu ja see oli esimene suur võit meie jaoks ja PJK-ga, kes teab seda ajalugu, väga-väga raske oli nagu võita meil, et see oli ja siis ma tundsin, et ma tõin kastanit tulest välja, et see oli väga selline meelde jääb ja siis kõik jooksid mulle peale ja tegid külakuhja, et selles mõttes hästi suur positiivne emotsioon ja et see oli selline üks hetk, aga kui te mõtlete nüüd mingi terve aasta peale, et mis on olnud selline aasta, kus te olete olnud kõige edukam? No ma võin kohe puusalt panna, selles mõttes puusalt, et ma tean küll. Võib-olla oligi mu karjääri siis viimane aasta. Et Austrias mingi hetk oli üle kivide kändude, vigastuse tõttu, aga ma olin väga-väga nagu rahul selle enesedistsipliiniga, mis ma suutsin nagu hoida ja tollel ajal, oli ju koroona aeg, ja ma jäin Austrias olles koroonasse ja üksi toas olles, elades oli nagu väga keeruline, aga ma olen hästi uhke, et ma suutsin selle siis
mingis mõttes rusuva olukorra nagu enda kasuks keerata ja Austriast tulles ma arvan, ma olin oma parimas füüsilises vormis ja mängude poolest samamoodi, et väga head treenid olid ja suutsin ka Floras ja koondises siis oma nii-öelda parimat taset siis näidata. Ja sinu kõige edukam aasta? Mul tegelikult see üks asi jäi mainimata, et muidugi ka superkarikavõit on selline meeldejääv. Tulles tagasi eelmise küsimuse. Ja tulles tagasi. Ma nägin seda telekast, nii et oli päris tore. See oli üks meeldejääv mäng, ütleme nii. Aga hooaja mõttes ma arvan, et eelmine aasta või see eelmine hooaeg, mis nüüd oli mul ikkagi individuaalselt kõige parem nagu tunne, aga see võis tuleneda ka sellest, et ma tegelesin hästi palju mindsetiga. Et võib-olla ma füüsiliselt ei olnud oma parimas vormis, aga ma olin ise oma mängudega nagu rahul. Et kui ma pean nagu füüsilises vormis parim aasta oli ka siis seesama superkarika võidu aasta või see hooaeg. Et sa oled mitu korda rääkinud sellest mindsetist, et see on sul viimastel aastatel nagu üha olulisemaks muutunud, et miks on sinu jaoks olulisem, kui sa alustasid karjääri või miks üldse on oluline, et vahe pole, tulen ja mängin, löön värava ja tšau baka? Ma päris palju eelnevatel hooaegadel, enne kui ma siis läksin ja hakkasin sellega tegelema, päris palju raputasin endale igast asjadega nagu tuhka pähe. Et ma jäin mingitesse olukordadesse väga nagu kinni ja mängude ajal trennides igal pool, kus ma nagu eksisin, ma ikkagi mõtlesin 50 korda üle, et mis ma nüüd siis nüüd nagu tegin, on ju. Et sellest nagu lahti saada, et sa ikkagi ei hakka ennast kuidagi ma ei tea, maha tampima, vaid sa pigem siis teed seda nagu vastupidist, et sa tead, et sa eksisid ja sa lähed sealt edasi, mitte et sa mingi, et issand jumal, ma olen kõige halvem mängija maailmas, taha enam. Et need mõtted jah, olid suht pikalt ja päris siuksed intensiivsed, et siis ma hakkasin tegelema sellega. Sinu nägemus seisukoht vaimsest tervisest on see sinu arvates oluline, peab sellega tegelema? Kes on kuulanud meie eelmisi episoode, see teab, et see on väga oluline minu jaoks. See on väga oluline, okei. Väga oluline. Ja miks see on nagu oluline minu jaoks ongi see, et ma arvan, et minu jaoks käis ära nagu mingi klõps mingi hetk, kus ma saingi aru, et see tegelikult mõjutab väga palju seda, kuidas ma nii-öelda esinen siis või et milline mu sooritus on. Ja esimesed käimised, ma ei tea, psühholoogi juures algasid juba, kui ma olin, ma ei tea, äkki 14-15 nii-öelda koolipsühholoogi juures ja siis sealt, kuna ma sain sealt väga hea nagu kogemuse, hästi tore inimene juhtus olema, et siis sealt jäi see positiivne tunne sisse ja ma teadsin, et seda tüüpi inimene saab mind aidata. Ja siis hiljem spordis lihtsalt see tuli nagu ühel hetkel uuesti päevakorda, kus ma tundsingi, et ma maadlesin väga palju enese võrdlemisega, et ma võrdlesin mingite teiste mängijatega, nii füüsilise poolega kui, ma ei tea, kuidas mul mängus läks, nii trennides, mängudes. Ja seda kõike sai lihtsalt hästi palju ja kui ma nüüd natuke nagu isiklikku jagan, siis üks hetk oligi minu jaoks käes siis selline hooaeg, kus ma enne koondist olin pidevalt haige. Mul tekkis mingi väike palavik, koondises tihti polnud mu söögiisu ja üks hetk oligi lihtsalt see oli viimane laager, ma mäletan, tollel aastal, siis raskel aastal, siis suvel ma olin veel vigane. Ja see viimane laager siis lõppeski minu jaoks niimoodi, et ma läksin laagrisse, mul oli juba palavik ja ma lihtsalt paar esimest päeva ma lihtsalt veetsingi voodis, sest et mul oli nullisu, ma olin täiesti läbi omadega ja ma ei saanud tollel hetkel aru, et mis asi siis täpselt nagu on. Aga täiskohaga tööl käies samal ajal see oligi lihtsalt nii töö kui siis spordi nagu stressi selline suur pomm, mis oli plahvatanud ühel hetkel ja siis sellel hetkel ma sain aru, et okei, asi ei ole selles, et ma oleks nagu halb mängija, vaid see ongi lihtsalt peas kõik kinni. Ja peale siis seda hooaja lõppu ma läksin seda abi nagu otsima, et hakkasin terapeudi juures käima ja ülejäänud on ajalugu, et sellest hetkest saadik olen ma seda väga oluliseks nagu pidanud.
Sina liitusid nüüd sellel aastal meie pisikese tiimiga, ja te räägite väga kirglikult jalgpallist, et miks te olete jalgpalli osas nii kirglikud, et me kõik teame, et siin naiste jalgpallis me ei saa au ega kuulsust, suurt raha me ei saa, aga miks te olete nii kirglikud jalgpalli suhtes? No siin on erinevaid põhjuseid, aga Aga ütle üks. põhiline on ikkagi, et jalgpall on minu kirg ja mulle meeldib sellega tegeleda ja on selliseid nagu murekohti meil või üleüldse mingisuguseid punkte, mida võiks nagu puudutada, mis puudutab naiste jalgpalli. Sest et praegu valitseb suur ebavõrdsus mingil määral ja ma tahan, et see nii-öelda natukene nagu paremaks läheks siis, et mõned teemad on, mis vajavad rääkimist ja loomulikult ka, et aidata nagu teisi, kas või siis selle mindseti näol, et ma arvan, et selline informatiivne jagamine on see nagu märksõna. Minu jaoks, miks ma siis jalgpalli osas nii kirglik olen, eks, ongi, see kõik algab lapsepõlvest. On näha, et sa oled psühholoogi juures käinud. Jaa, inner child work ja kõik need märksõnad. Jaa, aga päriselt algabki lapsepõlvest, sest et nagu ma ütlesin, lapsena ma ei sulandunud tegelikult väga hästi sisse kuhugile, sest et ma ei olnud sportlik, ma olin siuke hästi enesesse nagu tõmbunud, pigem selline introvert, ülla. Pigem introvert ja mul oli mingi üks parim sõber põhimõtteliselt ja see oligi kõik, et mida jalgpall mulle nagu pakkus, oligi lihtsalt see kuuluvustunne. Ja sealt see kõik nagu alguse sai ja siis sinna peale sai juba ehitada kõiki neid muid asju, et see enese arendamine, kõik see distsipliin, mulle väga meeldib nagu struktuur, distsipliin, see, et ühise eesmärgi nimel tehakse tööd ja need on, ma arvan, nagu need asjad ja just see kuuluvustunne, need head emotsioonid, et jalgpall tegelikult pakub sulle nii palju neid muid asju, mida sa ei saagi rahas mõõta tegelikult. Mis ei tähenda, et raha oleks ebaoluline. Täpselt nii. Või et sellele ei peaks nüüd rõhku panema, ei peaks nagu rääkima sellest, aga ma arvan, et jah, see algab sealt, et miks üldse kõik lapsed trenni lähevad, ongi see, et sõpradega tahaks mängida ja nii ta nagu algab. Aga mis on kõige raskem selle juures, et te just olete naisjalgpallurid? No ma teen otsa lahti siis. Ma arvan, et naisjalgpalluri nagu karjääri juures või kui sa üritad seda karjääri teha, nagu mis ongi kõige raskem, tegelikult ongi, jälle peame rahast rääkima, ongi see, et Eestis me teeme seda tõesti nagu hobi korras ja võib-olla kõrvalt, ma mäletan hästi, siia on hea lugu vahel, et ma mäletan hästi, kuidas me koolis Kelly Roseniga olime siis klassikaaslased, käisime Arte gümnaasiumis ja me lõpetasime niimoodi, et meil oli 3 tüdrukut ja kui me 15 poissi äkki. Ja ühel hetkel lihtsalt bussis kuidagi tuli meil jutuks, üks klassivend küsis, et et palju te siis palka saate ja me olime veel gümnaasiumis siis ja see klassivend mängis Floras ja ta ei olnud isegi mingi põhivend, aga kuidagi, et palju te siis palka saate, me lihtsalt mingi, et sa teed nalja ilmselt, et mingi, et ei, palju te saate, mingi, sa teed nalja, ja siis ta mingi, palju te saate, me teeme hobi korras nagu ja ma arvan, et ta lõug on endiselt seal kuskil bussipõrandal, sest et nagu ta oli nii üllatunud, sest et tema tõesti nagu arvas ja nagu väga heas mõttes naiivselt, et meil ongi nagu võrdsus ja kes mängib, see saab, eriti kui sa mängid nagu tippklubis Eesti mõistes. Aga nii see nagu ei ole ikkagi. Et kui sa igapäevaselt oma klubi juures mängid, siis sa ikkagi, kas sa oled täiskohaga tööl, võib-olla, ma ei tea, 0,75, 0,5, oleneb siis, kuidas kellelgi on. Aga see ongi nagu kõige raskem, et seda balanssi siis nagu saada. Et kui sa tunned, et sul on endal ambitsioon kuskil laes, et sa tahad jõuda sinna tänna, teha teist kolmandat, aga su päev näeb välja niimoodi, et hommiku 9-8 tööle, lõpetad mingi 5-6, siis lähed otse trenni, jõuad, ma ei tea, 10 koju, ürita siis süüa veel ja siis järgmine päev sama asi. Ja veel õppida. Ja veel õppida, kes veel õpib, käib koolis ja taastumisest rääkimata, et kui sul on nädala sees näiteks mäng, et siis
ei saa niimoodi, et ma ärkan hiljem ja siis teen mingit joogat ja värki või venitan veits, et ei saa tegelikult, et sa pead tööle minema ja istuma seal ja lähendajad kõik kinni tõmbama ja mingid puusapainutajad ja igatahes. Väiksed traumad. Aga ma olen väga emotsionaalne. Marie, sinu arvates? Jaa, ma nõustun. Võib-olla ma lisaks veel siia, et naistele ikkagi antakse vähem staffi, et treenereid on vähem, seda jälgimist on vähem, võib-olla mõned vigastused tulevad võib-olla ruutamini naistel, nagu mingid põlvevigastused, on ju, et sellised staffi pool ja võib-olla ka tingimuste pool võrreldes meestega, et ka tingimusi on nagu vähem või antakse platsiaegu vähem, et sellised nagu väiksed nüansid ja loomulikult ka finantsiline pool, et paraku on nii, et naistele väga ei võimaldata mingeid asju, et siis tuleb ise nagu leiutama hakata, on ju, aga see on jälle selline nagu lisa energia panemine kuskile, et mõtteid on, kuidas midagi teha, on ju, aga kui sa oled lihtsalt mängija, siis sa ei hakka seda nagu tegema, on ju. Et jah, need siuksed asjad. Aga mis oleks üks asi siis Eesti naiste jalgpallis, mida teie muudaksite? Ma arvan, väga hea küsimus, mida nagu muuta. Ma arvan, et ma arvan, et ma ei ole nagu naiivne, selles mõttes, et me võime ju tahta, et tahaks seda teist kolmandat, aga nagu realistlikult mõeldes ongi, et asjad võtavadki aega, ongi paratamatult meie üleüldse jalgpallikultuur Eestis, isegi kui me ei räägi nagu naiste poole poolt, vaid lihtsalt jalgpallikultuur kui selline ongi nagu seda, ma ütleks, et ei ole, aga võrreldes siis teiste näiteks Lõunamaa riikidega, eks, või suuremate riikidega ikkagi on üsna kesine meil ja ma arvan, et sealt ta nagu algab ka, et kindlasti ka meestel võiks olla paremad tingimused, ka meeste premium-liigas on nagu klubisi, kes peavad, ma ei tea, öösel kuskil trenni tegema või täiesti kõva kunstabel kuskil, on ja ka neil on raske, et selles mõttes ei ole nagu naised ainukesed, kes nagu kannatavad. Et aga nagu väga öeldakse. Hea, valimised on tulemas, ma ei ole veel konkreetset vastust saanud, aga Maria, mida sina muudaksid? Ja siin ei ole vist jah sellist nagu lühikest vastust praegu, et siin on, ma ei tea, alustades väljakutest, et kõikidel oleksid väljakud ja ütleme siis nii, et ma muudaks seda, et tingimused oleks samad nagu kõikidel. Et sul ongi võimalus mängida muru peal, kunsti peal ja saalis treenida. Et see oleks nagu, et siis on näha, kes on parim mees, või naine. Kes parim on ikkagi siis? Ma lihtsalt ütlen siia veel nagu selle juurde, et jah, nagu sa ütlesid, et ongi keeruline leida mingit õiget vastust või ühte vastust, aga kui ma saaks võluvitsaga, siis ma alustaks tegelikult mindseti muutmisest, et kui inimestel on juba see mõtlemine, et jah, kõik väärivadki nagu parimat, mis meil on pakkuda, siis ma nagu ise vähemalt usun, et kui sa usud, et midagi on see naiste jalgpall väärt või et on see võrdsus on nagu midagi väärt, et siis sa leiad ka need viisid. Et ma arvan, et sellest nagu kõik algab, kui oleks võluvits. Seda meil ei ole. Aga mis on see üks asi, mida te oleksid tahtnud enne teada, kui te sai jalgpallur või te hakkasid üldse jalgpallitrennis käima, kui nüüd tagantjärgi mõeldes? Tagantjärgi tarkusena. Et sul ei ole üldse aega nagu muid asju teha. Üldse aega. Ei ole aega. Jaa. Ketriin, sinu? Paned otse pukki niimoodi. Tegelikult ma olen nõus sellega. Ülla. Aga tegelikult päriselt ka jah, et ma arvan, et mida ma oleks tahtnud varem võib-olla teada, ma ei usu, et ma oleks võib-olla midagi muutnud, aga lihtsalt mindseti poolest oleks võib-olla olnud kergem alguses, ongi jah see, et sa annad meeletult, aga sa ei saa nagu vastu väga midagi. Et võib-olla see, kui ma oleks seda teadnud, et see ongi see reaalsus, siis võib-olla oleks osanud nagu ennast säästa mingite kohtade peal. Okei. Küsin nüüd hoopis natuke teistsuguses suunas, aga ütle öelge üks asi teie endi kohta, mida inimesed eeldavad teie kohta, aga mis tegelikult pole tõsi. Te võite mõelda ka
jalgpalli siis nii-öelda ringkonnas või väljakul või mis stiili mängijad olete, aga mis tihti eeldatakse teie kohta, aga tegelikult ei ole tõsi? Okei, ma ühe asja saan öelda, mida ma tean, et mulle nagu, seda on mul korduvalt nagu öeldud. Miskipärast inimesed arvavad, et ma olen ülbe või üleolev, mis nagu, ma ei usu, et tõsi. Et kes mind nagu päriselt tundma nagu õpib või kes mu nagu sõber on, teab. Ma arvan, et teab või nagu saab kinnitada, et ma tegelikult ei ole sellist tüüpi inimene. Aga ma samas ka tean, et jalgpallis või oma rollis, kui ma mõtlen oma karjääril tagasi, siis jah, ma nagu julgen selles mõttes tunnistada, et ma lihtsalt mängisin nagu mingitel hetkedel võib-olla mingit nagu rolli ja võib-olla mõni päev nagu enesekindlus, mida ma tundsin nagu enda mängu suhtes, võib-olla paistis justkui nagu siuke üleolev. Et võib-olla jah see, et see roll, mingis mõttes mingi rolli mängimine võib-olla nagu on seda eelaimust tekitanud. Ja sinul? Ma ei tea, ma ei oska midagi välja tuua. Võib-olla midagi sarnast, mis sul, et ma olen ka mingi kurjemal või ma ei tea isegi nagu, et ma olen mingi kuri inimene, on ju. Aga tegelikult on nagu see, et ma avan ennast vähestele, nagu päriselt, kes ma olen, on ju. Ja tegelikult ma olen ikkagi sõbralik, et ma ei ole kuri. Isegi kui mu nägu on kuri ja natuke hirmus on, siis ma tegelikult olen sõbralik, et see nagu on jah hästi selline esimene asi, mis alati öeldakse, et ma julgen suga nagu rääkima tulla, siis sul on nii kuri nägu peas, aga see on väga paljudel nagu, ja ma ei saa aru, mis case on nagu, et tegelikult on ju inimesed toredad. Saaks öelda, et ma saaks isegi imbi kohta sama asja öelda, ma kui mõtlen oma algusaastatele tagasi, siis ka mina nagu kartsin imbit natuke. Hirmus on, jah. Päris hirmus on, jah. Aga tegelikult on täitsa tore inimene. Väga tore, aga lähme veel üks asi rubriigiga edasi, et üks asi ütle enda kohta siis, kui inimesed saaksid teada midagi sinu kohta, see oleks nagu mingi mega üllatus. Ma ütlen kohe. Ma olen muusikakoolis käinud ja ma õppisin saksofoni. Nii oli. Tahtsin trumme, aga ema ütles, et see on liiga lärmakas. Ja siis valisin saksofoni. Okay. Mul nii toredat asja ei ole. Aga ma ei tea, mängisin malet kunagi malekoolis, nagu päriselt käisin turniiridel ja üritasin, seal on nagu, kui meil on liigad, siis seal on järgud. Ehk siis seal mängisin turniiridel. Jah, siis ma olin jah. Amankapet mängid. Paul Keres olin. Lihtsalt lampi, lihtsalt Paul Keres oli või? Paul Keres 500. Ei, tegelikult ma mängisin Hõbevillak. Kes on Paul Keres? Okei. Aga mis teid motiveerib peale malemängu ja saksofoni kuulamise Spotify's, aga mis teid üldiselt veel motiveerib? Elus nagu? Jah, üldse elus, jah. Või ka siis, kui võid ka öelda jalgpallis nagu? Mind motiveerib, eks neid ole palju, aga kui otsast alustada, siis ma arvan, et mis mind nagu motiveerib vahet ei ole kas spordis või nagu väljaspool sporti, on tulemuste nägemine. Ja see tulemuste nägemine võib olla olenevalt siis nagu teemast väga erinev, on ju. Spordis on see väga selles mõttes mustvalge ja miks mulle sport väga ka meeldib, on ju. Et kui ma ei tea, jõusaalis kükitad 50-ga seal, on ju, järgmine kord 55-ga, sa saad numbri pealt kohe öelda, et näed, läks paremaks. Ja mängudel samamoodi, et võidad või kaotad, saad viigi, et see on väga nagu tulemuste põhine. Et see mind nagu motiveerib, ja kui ma näen, et mu töö ja vaev kannab vilja, et siis see motiveerib edasi minema. Ja sind? Mul on midagi sarnast, aga mul on mitte päris nagu tulemused, et sul on nagu algus ja lõpp,
vaid sul on nagu need vahepunktid seal, et sa nagu annad kogu aeg endale boost'i juurde, kui jälle mingi number on parem nagu, see ei pea mingi ulmeline olema, aga noh, juba mingi 1 võrra parem on juba väga hea nagu, ja mind motiveerib veel uute asjade proovimine nagu täiega. Ma võin iga päev midagi uut proovida, aga aega ei ole, sest ma mängin jalgpalli. Te mainiste siin eesmärke, nagu progressi ja vahe selliseid eesmärke, aga mida üldse tähendab edu teie jaoks jalgpallis, et kas sa pead kõik iga aasta tulema meistriks või igasugused karikad võitma, mis on üldse edu siis jalgpallis, no ütleme Eesti kontekstis siis? Edu, ma arvan, et ma olen selle praegu hetkel lahti mõtestanud niimoodi, et kui sa päriselt nagu mängisid oma mängu ära, nagu panid kõik energia ära ja sa teadsid, et ma olen nüüd väsinud ja ma olen kõik endast andnud, et see ongi nagu see nii-öelda siis võit sinu jaoks, isegi kui sa kaotad. Aga sa oled nagu pannud kõik nagu letti, mis sul anda on, et see on minu meelest nagu selline edu siis. Mul nagu selles mõttes sarnaselt, et ma arvan, et oma karjääri jooksul ma olen ka edu erinevat moodi nagu enda jaoks mõtestanud. Tänasel päeval ma saan öelda, et minu jaoks edu tähendab seda, kui ma lähen sinna trenni, naudin seda protsessi ja tulen ära nagu hea meelega, nagu sellise, ma olen siit midagi positiivset saanud ja ma olen endast, samamoodi nagu Maria ütles, et endast nagu kõik andnud. Et see on nagu see minu jaoks ja see on selles mõttes oluline, et siis ei ole vahet, mis liigas sa mängid, mis positsioonil sa mängid, et siis ongi see on väga edu, lahti mõtestamine hästi individuaalne, on ju, et jah, minu jaoks on see. Aga hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama ja siis alustame algusest, et kuidas teie üldse teineteist tunnete või kuidas teie nii-öelda tutvus-sõprus alguse sai? We go way back. Ikkagi Florast ju. Jaa, Florast jah, aga võib-olla Florast, issand, mis see aasta võis olla? Ei tea. 2014 ilmselt. Äkki. See oli see aasta, kui ma tulin. Ei oota, jah, okei, kui sina tulid. Jah, kui mina tulin. Aga rohkem võib-olla hakkasime suhtlema siis, kui me noortekoondises ka nagu koos juba olime, U17, U19. U17 ma ei mänginud, ma olin U19 Sotšis. Ja. Väga leged ajad. Jah, Sotšis. Ja kuidagi peale seda, viimastel aastatel oleme koos töötanud ja nüüd, nii ta on läinud. Ja. Kas oli mõni küsimus, mingi teema, mida te oleksite tahtnud, et ma oleksin küsinud teie käest? Praegu küll midagi kohe pähe ei tule. Ei, jah. Päris suure ala katsid ära. Well done. Okei, kui siin juba open mic on. Et ei lihtsalt siia lõppu, ma arvan, et ma võtaksingi siis nagu selle karjääri poole võib-olla kokku nagu sellega, et nagu tänapäeval ma ise nagu näen, et tänapäeval ongi raske orienteeruda selles oma nii-öelda karjääris või selles, et mida sa nagu siis tahad saada reaalselt, et seda informatsiooni tuleb nii palju peale, võimalusi on ka on ju rohkem, et ma kujutan ette, et tegelikult noortel on ilmselt veel raskem kui meil nagu omal ajal, et meil oli väga nagu mingis mõttes mustvalge, kui me alustasime, on ju. Et jah, tunnen kaasa ühesõnaga, tunnen kaasa noortele. Aga tooge üks asi välja, et mida meie kuulajad sellest saatest võiksid kaasa võtta endaga. No ma siis ütlen, sa saad mõelda. Ma tooksin ikkagi selle vaimse tervise, on ju, et ma tahaks, et võib-olla mõni, kes seda kuulab, õpiks selles mõttes minu kogemusest, et ei tasu sinna täiesti nagu mustemasse auku ennast lasta kukkuda. Et kui sa juba nagu tunned, et midagi on valesti või sa ei tunne, et isegi midagi on valesti, sa lihtsalt tahad olla nagu inimesena parem, mitte ainult jalgpallurina, siis otsi seda abi, ma ei tea, kirjuta kas mulle ja hakkame koos pihtana. Et ma kujutan ette Delfis uut terapeudi olla. Meil kõik on Eestis terapeudid. Ei, ma terapeut ei ole, aga mõnikord tõesti aitab isegi see, kui sa lihtsalt räägid kellegagi, kes on kuulad. Nagu, just, kes kuulab sind ära ja kes on olnud samas positsioonis nagu, et jah, ärge laske endal sinna auku kukkuda, sest seal ei ole väga tore, seal on pime.
no ma ikkagi tooks siis välja selle tee üks asi lisaks trennile, et mõtle see üks asi nagu valmis. Et see võib lihtsalt ka sihuke eesmärgi panemine olla, et see ei pea kohe, et sa hakkad 10 kilomeetrit jooksmas päevas jooksma, issand jumal, ma ei oska rääkida. Aga jah, et see üks asi, ma arvan. Aga mis on teie järgmised sammud nüüd, et näiteks siis jalgpallimaailmas, jalgpalliringkonnas, siis mis te ette võtate, kas võib-olla mängijana või siis mingis muus rollis, mis need järgmised sammud on? Mis teid ees ootab? No mina vuran ikkagi futsaliga edasi, sest mulle räigelt meeldib, seal on väga tore, saab joosta. Jah, vuran futsaliga ja jalgpalli mõistes muidugi meie enda podcast ja selle tegemised, et tõesti läheb korda ilmselgelt see naiste jalgpall ja selle heaolu Eestis, et see on nagu sihiks hetkel, jah. Jah, mina jooksen ikka Kalevis, et hooaeg hakkab juba varsti 6 aja pärast või mis see on juba, et jah, töötan praegu, et vormi saada. Paar viimast mõtet veel, aga teil on seal ilusad teie vormisärgid, et seal on, sina mängisid 43-ga, sul on 8, et kust need numbrid on tulnud või miks need olulised on? Või oli see, mis ainuke üle jäi? Alustasite ja siis oli see tabelis tühi koht? Ma olen siuke basic jälle. Et 8 on infinity'na. Basic. Basic, jaa, väga basic, jah. No on, ei ole või? On, kui keegi täkli teeb, siis sa oled seal maas niimoodi. Infinity'lis. Püsti ei saa, tiksud seal. Sul 43. Minu puhul jah, kui ma Florasse läksin, siis antigi list ette, et mis numbrid ja siis ma lihtsalt, kuna mu sünnipäev on 7. juuli, mis on 7-7, siis ma tahtsin leida mingi numbri, mis teeks kokku 7, ehk siis 4 ja 3. 4 ja 3 kokku on nagu 7, et nii ta tuli. Okay. Aga ma tõesti usun, et nooremad jalgpallurid et saavad sellist inspiratsiooni teist ka, et olete väga nagu tegutsete mitmel alal ja paistate nagu silma, aga kuidas, ma ei tea, kuulajad teie tegemistega saaksid need teie tegemist nagu kursis hoida, et kas te olete mingil platvormil aktiivsed või kuidas teiega ühendus saab? No mina kõige aktiivsem olen ikkagi Instagramis, mind leiab minu täisnimega, Ketriin Striigin, ja muidugi ka meie enda podcasti lehekülg Instagramis siis eelkõige Pallist pallita, et seal saab mind jälgida ja kaasa elada ja kirjutada. Tegelikult meil on ühine konto ka. Tõsi, TikTok. Ja me ei ole seda nagu kõva häälega välja jäänud, sest see sisu seal on siuke seinast seina, aga meil on TikToki konto. See on tõsi. Peab selle äkki uuesti üles tuunima. Elu sisse puhuma. Aga mul on samamoodi, mind leiab Instagramist, mul on MH Lisette või siis Lisette. Okei, vaat pole. Ja ikka mujalt ka, et LinkedInis on konto, Facebookis on konto, et aga nagu põhiliselt ma toimetan ikkagi Instagramis ja ütleks siis ka LinkedInis. Aga trummipõrin ja viled ja tuled, et viimane mõte, et mis on selline teie mingi tees või tsitaat või moto, et mis teid nagu mingi raskem hetk, või see peab olema raskem hetk, mis teil nagu on selline, mitte täitsa mantra ka, aga mis teid niimoodi nagu aitab, mille pooled te nagu tagasi pöördute ja saate võib-olla mingit motivatsiooni? No minul on selline, et kõik juhtub põhjusega ja meie jaoks. Ehk siis reaalselt. Mõnikord on väga raske nagu näha, miks miski asi juhtub ja justkui, et oi, see juhtub minuga, aga ei, et kõik on ikkagi tagasi vaatad, siis kõik on ikkagi põhjusega juhtunud ja juhtub sinu nii-öelda heaolu nimel siis. Mul ka ei ole mingisugust nagu konkreetset tsitaati. Ma kunagi kirjutasin neid rõõmsalt üles ja mõtlesin, et see on minu tsitaat, aga siis oli järgmine päev jälle meelest läinud. Aga pigem jällegi ma tooksin selle välja,
et kui sa tegeled nii-öelda siis oma mental health'i ja mindset'iga, siis isegi nendel rasketel hetkedel sa tegelikult näed, et see on ülivajalik, et sul on raske. Või siis kuidagi see mindset'iga tegelemine annab ka võib-olla selle raskele olukorrale uue perspektiivi ka. Et ma ütleksingi nagu seda, et ela kirega, proovi uusi asju. Kena. Väga tore. Aga aitäh, Ketriin, aitäh, Maria, et ma arvan, oli väga selline avatud vestlus ja ma usun, et kuulajad saavad nii mõndagi uut teist teada ja suur aitäh teile. Aitäh, Imbi. Sulle.